reisilainele S-Traveliga. Tere kõigile! Te kuulate S-Traveli podcasti ning tänase saate teema on meil lastega reisimine. Minu nimi on Külliki, minuga koos siin on Kristina ja Mauri. Meil kõigil on kodus erinevas vanuses lapsed ja tegelikult meil kõigil on ka erinevad reisiharjumused. Täna me mõtlesimegi, et jagame teiega neid erinevaid vaatenurki reisimisest, et toetudes nii oma kogemusele kui ka professionaalsetele teadmistele. Alustame äkki siis sellest, et mida silmas pidada üldse reisi planeerides. Näiteks sihtkoha valik, et millest lähtuda? No, ma alustaks võib-olla sellest, et tuleks planeerida võimalikult pikalt ette. Eriti siis, kui lapsed on kooliealised, kes saavad reisil käia nad koolivaheaegadel, ütleme, et 1-2 kuud ette kindlasti ei ole piisav aeg, et pigem 6-8 kuud ette, kui tahta koolivaheajal reisida ja mitte sellest liiga palju maksta. Pakettreiside puhul isegi võib-olla sellest pikast etteplaneerimisest ei ole nii palju abi küll, aga kui lennata siis regulaarlendudega, et siis pikalt ette ostetud piletid on odavamad. Ja kuhu nüüd minna, et see ikkagi sõltub väga palju nende laste vanusest ja nende huvidest. Aga see koht võiks võib-olla olla tollel ajal siis suhteliselt mõnusa kliimaga, soe, päike. Seal võiks olla midagi huvitavat teha, et minule meeldib näiteks külastada lastega erinevaid teemaparke, veeparke või siis ka lihtsalt looduslikult huvitavaid kohti. Ja muidugi määrab ka väga palju ära see, et milliseid hinnapakkumisi on siis kuhugi parajasti saadaval, et kui kuskil ikkagi on mingi väga hea kampaania hind, paljud inimesed ju otsustavad selle järgi, et nüüd saab näiteks väga hea hinnaga kuskile Ameerikasse, et lähen siis koos lastega koolivaheajal. Jah, kui lennupileti hinnast rääkida, siis tegelikult ongi ju hästi oluline mõelda, kui vanad on lapsed on ju, sest et alla 12-aastastele on veel mingid soodustused, et Mauri on meil siin lennuspetsialist, et tema oskab sellest kõige paremini rääkida, et aga vanemad lapsed, nemad ju maksavad põhimõtteliselt täishinda. Jah, 12 on see maagiline piir, et kui laps on 12 täis saanud, et siis ta on lennuhinna mõistes nagu täiskasvanu, maksab sama hinda. 2-11-aastastele lastele on tavaliselt, aga mitte ka alati, ette nähtud teatud soodustus ja siis on veel selline praktiline detail, et neile saab näiteks lennukis tellida lasteheine, mis on ka selline väga tore asi, kuidas laste lennureisi sisustada, et sõltuvalt lennufirmast need lasteheined võivad olla nagu väga uhkelt serveeritud, saab isegi mõnikord mingisuguse plastikkarbi endale kaasa selle heinega ja selles vanuses lastele paremad lennufirmad toovad ka lennuajaks mingisuguseid mänguasju, pliiatsid, joonistamisraamatud. Mõni lennufirma toob lausa seljakotiga erinevad mänguasjad ja kõik võib siis endale jätta. Ja eraldi kategooria on veel lapsed vanuses 0-1, et nemad lendavad peaaegu täitsa tasuta, mingisugune väike summa tuleb maksta, et kuni 10% seal täiskasvanu hinnast, aga neile siis ei ole ette nähtud oma iste kohta. Muidugi kui lennukis vabu kohti on, siis saab selle lapse eraldi panna istuma, aga kui nagu tahta kindla peale ka sellele alla 2-aastasele lapsele kohta, et siis tuleb tema eest maksta tavaline lapse hind. Jah, mina olen reisinud ka tegelikult pooleaastase lapsega, aga siis mul oli eelis see, et ma sain võtta turvahälli lennukisse kaasa ja ma sain ikkagi vahepeal ta nagu sinna sisse panna. Et aga see turvahälli kaasavõtmine, kas see on ka minu meelest, see oleneb nagu lennukompaniist või lubatakse seda alati? Seda üldiselt lubatakse, aga sellisel juhul peab muidugi olema lapsele siis ostetud eraldi istekoht. Et kui tal istekohta ei ole, siis ei saa seda kaasa võtta. Ja lisaks suuremates lennukites, mis on siis nagu 2 vahekäiguga, pikki lendavad lennukid, seal saab tellida väikestele lastele ka siis lennufirma poolt selle turvahälli, mis kinnitatakse seina peale ja see on päris mugav, et lapse saab sinna magama panna, aga tuleb siis arvestada, et seal on tavaliselt mingi kaalupiirang ja see on suhteliselt väike, et ala kuni 9 kilo, et suhteliselt ikkagi mingi alla aastane laps mahub sinna sisse. British Airways erandina ma tean, et nemad lubasid vist kuni 15 kilo või midagi niimoodi, et neil oli see häll suurem, et sai ka
sai ka 1,5-aastase lapse sinna panna. Kohti, kuhu neid turvahälle saab kinnitada lennukis on suhteliselt vähe, aga need tuleks ette broneerida suhteliselt kiiresti ja kui see on broneeritud, siis seal on ka tegelikult vanematel väga mõnus istuda, sest seal on suurem jalaruum. Ja see siis tuleb kõne alla siis, kui on pikemad lennud, eks ju? Jah, see sõltub lennuki tüübist, et nendes väikestes Euroopa lennukites, Euroopa marsruutidel lendavates lennukites seda reeglina ei ole, et see peab olema ikkagi kas siis kuskile Aasiasse, Lähis-Itta või Ameerikasse. Paljud, kes reisi planeerivad, nemad ka mõtlevad et kui kaugele üldse väikeste lastega lennata. Et siin on ka ma arvan, et meil kõigil erinevad harjumused, et mina olen ise siukene suht mugavusreisija, et mul on 3-aastane poiss ja temaga ma küll mõtlesin, et ma valin sellise lennu, et saaks võimalikult otse kohale ja võimalikult lühikese ajaga. Mauri, ma tean, et siin kõrval on jällegi vastupidi, et sina käid ka väikeste lastega päris kaugetel reisidel. Jaa, aga ütleme, ma teen mitmeid lende ja mitmeid ümberistumisi, aga mida ma siis püüan lastega teha, et mitte võib-olla kõiki neid üksteisele järjest teha neid lende, vaid nendes vahepealsetes linnades peatuda, hööbida. Ma olen käinud lastega ka suhteliselt väikeste 3-aastaste lastega, näiteks Borneo džunglis, Kambodžas, Ameerikas korduvalt, aga väga hea on kuskil vahepeal teha mingisugune peatus. See võib siis olla Euroopa mõnes suuremas linnas või ma olen seda teinud ka näiteks Kataris, Istanbulis, et see aitab seda reisi teha kuidagi mõnusamaks ja mugavamaks, kui see niimoodi juppideks ära hakkida ja erinevates kohtades siis aega veeta. Ja ma arvan, et mis on minu jaoks veel väga oluline just lastega reisides on see, et see lennuk peab olema hea. Ja lühikesi reise tavaliselt ei tee väga mugavad lennukid, et need on suhteliselt kitsad, väiksed, aga pikki lende, et siis seal on rohkem ruumi ja seal on lastel ka tegevust, et seal on tavaliselt personaalsed ekraanid, kus nad siis saavad mänge mängida või multifilme vaadata, tuuakse süüa, jagatakse mänguasju, et selles mõttes on see tore. Jah, ma ütleks ka, et võib-olla kui on lühikene lend, et siis pole see lennuk ise niivõrd oluline, sest sa jõuadki kiiresti kohale. Aga eriti oluline, ma arvan, on jälgida seda, millise lennukompaniiga või millise lennukiga lennata siis, kui sa lendad kaugele. Olete te nõus minuga? No ma olen nüüd reisinud niimoodi turvaliselt selles suhtes lastega, et Euroopa lennud ja need otse lennud pakettreisidega ja hakanudki algul niimoodi, et mõlema lapsega hakanud niimoodi reisima, kuna ta olid kuskil 7, 8, 9 kuused ja algul niimoodi turvaliselt, et otse lennud, kõik hinnas hotell ja siis hakanud seal koha peal lihtsalt tasapisi ringi liikuma ja vaatama ja katsetama, et ma arvan, pigem tuleb kogemusega, et mida rohkem oled käinud lastega, seda julgemini hakkad juba proovima. Kui palju koha peal ringi liikuda ja käia ja kas olla hotellis või siis just hästi palju ringi toimetada aktiivset tegevust koha peal. Eelmine aasta me alustasime vist Tenerifel niimoodi, et me olime terve aja, sõitsime ringi 7 päeva autoga ja lõpuks poisid ütlesid, et tuleme tagasi 2 aasta pärast. Et nii meeldis, et nad arvasid, et nad natukene kasvavad ja siis jaksavad jälle. Ja nüüd see aasta me käisime siis Kreekas, olime 2 nädalat niimoodi, et 4 saare peal ja sõitsime ringi praamide, laevade ja erinevate majutustega ja panin nad jälle proovile ja kõik toimis väga hästi. Et me oleme ilmselt nüüd juba välja kasvanud nendest hotelli kõik hinnaspuhkustest. Siin me jõuamegi sujuvalt sellele hotelli valikuni, mis on ka tegelikult ühe reisi juures väga oluline, et samamoodi, et pered on jälle erinevad, on ju. Mina proovisin nüüd ka ära siis selle kõik hinnas hotelli. Ma varem polnud proovinud ja ma ütleks, et lastega tegelikult oli ikkagi väga mugav, sest et mul poiss on ka selline hommikune magaja ja mõni päev ta suutiski nii kaua magada, et hommikusööki näiteks enam ei saanudki, et siis oli jube hea, et seal kõik hinnas hotellis sul kogu aeg kuskil midagi süüa sai.
ja kõik leidsid endale ka midagi sobivat. Et seetõttu ma võiks nüüd öelda küll, et täitsa soovitan lastega. No just, ja siis kui see jäätis maha kukub, ei ole hullu, siis me ütleme, ära nuta, mine võta uus jäätis, pole probleemi. Jah, see võib väikestel lastega vahel päris suur draama olla. Ja nüüd veebruaris vahel tegime Egiptuse lihtsalt, et saaks korraks niisama ikkagi puhata olla, et välja lülitada ja siis kuna ta avastasid hotdogi putka ja siis nad ütlesid, et emme, mitu tükki võib võtta, mis on nii palju kui jaksate. Ja siis nad jooksid 7-8 korda seal vahet. Ja sõid terve nädal aega vist hotdogi lõpuks ei tahtnud näha ka enam sööki. No. Mida mina veel nagu alati üritan vaadata hotelli valiku puhul on see, et kaugus ei oleks kuskil ei tea kus. Et ma tahan, et oleks keskus nagu lähedal, ma tahan, et rand oleks jalutuskäigu kaugusel, et väikeste lastega on ka see, et hea, kui kõik on käe-jala juures, et siis sa saad ka ise nagu rohkem osa nagu kõigest seal reisil. Samas kui võtta nagu auto jälle terveks ajaks ja ringi liikuda, käia neid erinevaid randasid ja keskuseid läbi, et see ongi jälle nii palju erinevaid aspekte, et kas tahta olla hotellis, et jalutamiskaugusel kõik või ei ole vahet ja sõita ringi, et variante on erinevaid. Võt selle auto puhul on ka see, et on valida, et kas sa võtad selle juba siis nagu lennujaamast ja võtadki terve reisi ajaks või võtad sa siis osaliseks ajaks, et see valik või otsus tuleks ka, ma arvan, juba ennem reisi ära teha. Sest et on ju sihtkohti, kus koha peal autorendi valik võib-olla ei ole nii hea. Mauri oskab siin vist oma kogemustest rääkida, et sa oled tulnud just Kreeka saartelt, et seal vist pisikestel saartel ei olnud see autode valik nii suur, et siis on parem kui ette ära broneerida. No minul on peaaegu alati, ütleme, autorent ikkagi ette ära tellitud, aga see nüüd, et kas ma võtan ta kohe lennujaamast või siis näiteks järgmisel päeval, et see nüüd natuke sõltub ka sellest lennumarsruudist ja kohale jõudmise ajast, et kui ma olen näiteks ennem 10 tundi üle Atlandi lennanud ja jõuan kuskil teise ajavööndis kell 10 õhtul, et siis ma ei taha kohe autot võtta, et siis ma parem magan selle öösel kuskil lennujaama hotellis ära ja lähen siis võtan järgmisel hommikul selle auto. Et niimoodi hoiab natukene raha kokku autorendi pealt ja oled nagu ise ka adekvaatsem. Aga autorendi puhul võib üldse rääkida siin erinevatel teemadel, et kui laste ja perega minna reisima, et siis sõltub ka natukene sellest, et kui palju neid inimesi kokku on, et kui suurt autot tarvis on. Euroopas ideaalis võiks ikkagi see ühes autos reisivate inimeste arv jääda sinna näiteks 4 piiresse või 5 võib-olla maksimum, et Euroopas need 7-kohalised autod on jube kallid. Ma ei tea, miks see niimoodi on, aga enamasti alati on odavam võtta 2 väikest autot kui 1 suur 7-kohaline auto. Põikan kohe vahele selle 7-kohalisega, kuna me just suvel käisimegi, meid oli 7 ja me tegime Roodose lennujaamast, broneerisime 7-kohalise igaks juhuks ette ja Kossi saarel me koha peal mõtlesime, et kuna me ei teadnud, millisele päevale me tahame võtta, ma eelmine päev läksin autorendi firmasse, kas teil on 7-kohalist, 7-kohalise hind 1 ööpäev oli 80 ja 2 tavalist oli 40 päev, nii et täpselt sama hind tuli kokku. Või läks meil väga õnneks lihtsalt. Et... Aga kuhu ma tahtsin jõuda on see, et Põhja-Ameerika on siin kohal tore, et seal see 7-kohalisel lisamaks võrreldes 5-kohalisega ei ole üldse suur. Seal on ka kõik autod automaatkastiga, mis on Euroopas jälle selline asi, mille eest sa maksad juurde, aga Põhja-Ameerikas mitte. Seal on nagu tore lastega autoga reisida, bensiin on ka odav. Ja üks asi siis veel, mida autorendi puhul rääkida on, kui lapsed vajavad turvatooli. Seda turvatooli saab rentida rendifirmast. Ja see tavaliselt lisab nädalas sellele autorendi hinnale kuskil võib-olla 30–50 eurot. Et kui on natuke suurem laps ja tal seda tooli enam nagu vaja ei ole, et piisab istmekõrgendusest, siis autorendi firmast see istmekõrgenduse võtmine on ikkagi sama hinnaga, ma ütleks kuskil 30–50 eurot nädal. Et sellisel puhul on odavam osta kuskil kodus Maximarketist 10 euroga mingi odav istmekõrgendus, see endal kaasa võtta, siis pärast näiteks koha peal ära visata, kui on kohvriruumi vaja, et ei ole võib-olla seda istmekõrgendust mõtet sealt rendifirmast rentida. Samas see võtab omajagu ju ruumi. No aga minnes sul võib-olla ei ole nii palju seda ruumi vaja, aga tulles siis ma ütlengi, et
viska ära, kui ei ole enam tarvis. Selle peale ma pole ise tulnudki, et ise seda niimoodi, et me oleme alati ta rentinud seal koha peal, et üldiselt me küsime üle, et kas on vaja või kas on ühele vaja või mõlemale vaja ja oleneb lapse vanusest ja siis täpselt nii, kuidas siis nad seal koha peal ütlevad. Jaa, minul läks Montenegros viimati nii hästi, et ma olin ennem reisi väga otsustusvõimetu. Ma ei suutnud mõelda mitmeks päevaks ma autot tahan ja seega ma jätsingi nagu asjad natukene saatuse hooleks ja ei rentinud ette autot. Aga siis koha peal mul õnnestus saada kohaliku esindaja kaudu sealt väga normaalne auto ja kusjuures ma hakkan mõtlema, et ma ei maksnudki mingit lisamaksu selle tooli eest. Et ma lihtsalt ütlesin, et mul on vaja lapsele tooli ka ühele ja nad panid selle autosse ja mingit ekstra tasu nad ei võtnud, et meil läks Tenerifel vist eelmine aasta niimoodi, kui me hommikusuga lauas mõtlesime, et ei hakka üldse ringi jalutama, võtame kohe auto. Pöördusime kõigepealt hotelli vastuvõtu poole, nad ütlesid, et kui võtate siit, saate parkimise tasuta, saate lapse tooli tasuta ja siis me kalkuleerisime kokku ja mõtlesime, et sobib, võtame ära ja saime kohe võtmed kätte ja istusime autosse ja oligi tehtud. Vahel on mugav ka koha peal võttes, meil oli ka nii, et ma vaatasin tegelikult ette ka natukene neid autorente, et ma oleks pidanud selle autole siis kuhugi nagu ekstra järgi minema, et kas lennujaama või kuskile kontorisse, aga et siis seal koha peal sai niimoodi, et nad tõid mulle ikkagi selle hotelli ära. Ja ma jätsin ka hotelli, et see oli siis tavaliselt mingi väiksem kohapealne firma? Ja mingi kohalik firma. Et muidugi alati ma ütleks, et ei saa neid usaldada, et selles mõttes nagu ikkagi rahvusvahelised firmad sa vähemalt tead, et seal on nagu kvaliteet taga ja ka sellised lepingud, mis nagu sind kuskil hätta ei jäta, et aga seekord jah. Minu tagatis oli nii-öelda reisikorraldaja, kelle kaudu ma reisi ostsin, et ostsin reisi Novatursi kaudu ja nende esindaja siis nagu selle esindaja kaudu ma siis sain ka nagu selle autorendi, et ma usaldasin teda lihtsalt. Kui palju selle auto läbisõit näiteks oli? Tead, ma ei vaadanud ausalt öeldes, ma tean, et 2017 aasta auto oli, aga ma läbisõitu ei vaadanud. Tavaliselt minu kogemus on ka see, et nendelt rahvusvahelistelt suurtelt kettidelt saab võib-olla suhteliselt uuema ja vähem läbi sõitnud auto. Jaa, see kogemus on mul ka olemas, et on need suhteliselt suured, et ma olen ka varem rentinud nii Avise kui Europcari kaudu näiteks, et olen ka alati väga rahul olnud. Ja mis on auto rendi puhul minu jaoks isiklikult väga oluline on see, et mul oleks full insurance, et kõik oleks nagu kaetud, et ma ei peaks muretsema selle pärast, et kui keegi mulle, ma ei tea, kas või väikse kõksu või kriipsu peale teeb, et ma siis pärast pean maksma ei tea mis summasid, et ma ikka üritan jälgida seda, et see leping oleks selline, et kattaks kõik kulud. Seda täiskindlustust alati üritatakse kindlasti juurde müüa autot võttes, aga see ei ole üldse odav. Et siinkohal ma võib-olla ütleks, et meie Estravelis müüme salva kindlustust, millega saab ka tegelikult võtta selle rendiauto oma vastutuse kindlustuse, et võib alati vaadata, et mis siis nagu kokkuvõttes mõistlikum tuleb. Paljud tegelikult seda ei tea, et sul on selle tavalise Eesti kindlustusega ka võimalik see kaitse endale peale osta, eks ju. Just. Tavaliselt, kui sa võtad küll selle rendiauto, et seal on see kasko kindlustus hinnas sisaldub, aga sellel võib olla oma vastutus, see on näiteks mingi 1000 eurot. Ja siis see salva lisakindlustus aitabki seda oma vastutust siis nullini viia. Aga ma tuleks korra tagasi selle majutuse valimise juurde, et me läksime sellelt natukene põgusalt üle, et üks hästi oluline aspekt on ka see ju, milline tuba valida, eriti kui on nagu suuremad pered. Et meil siin on tulnud ka nagu Facebooki kaudu küsimusi, et mis üldse teha, kui on nagu suur pere ja väga vähesed hotellid pakuvad tegelikult suuri peretubasid, et Kristina, sa oskad äkki anda nõu siin kohal? 2 lapsega on juba selles suhtes nagu lihtsam, et selliseid 2+2 ehk 12 kasvanud 2 last peretuba ikka nagu üldjuhul on olemas ja pole probleemi. 3 lapsega on juba see valik oluliselt kitsam. Viimane kord ma juba proovisin nüüd niimoodi, et me võtsime, kuna mul olid veel vanemad ja õed kaasas, et võtsin üldse eraldi toad ja lõpuks poisid mul koha peal, et äkki me oleme täitsa kahekesi ja eraldi oma toas, et mõtlesime, et olgu üle koridori, et proovime siis 6 ja 9 aastane, et kell 3 öösel koputas ukse peale, et ma tahan kaisu. Et siis esimene sai, et võtsin, eks hakkasime harjutama juba seda varianti, et nad proovivad siis eraldi, et kodus ju magavad ka eraldi oma toas, et
ei tulnud veel välja, natukene vist vara. Sest neid connecting room'e ju ka kõikides hotellides ei ole, Neid on ka vähe, jah. või on vähe jah, et kui neid peresid on rohkem, siis neil ei ole kahjuks neid pakkuda. Et pigem jah, läbi mõelda, kui vanad on lapsed, kas kannatab niimoodi, et üks vanematest on siis jagada ära nagu 2-3 toa vahele, kui ei ole sellist suuremat tuba nagu olemas, et kui palju on nagu paindlikkust või kui palju on nõus nagu maksma väga suure toa eest. No siin jälle ka sõltub sihtkohast. Et mina ikka kiidaks seda Põhja-Ameerikat, et seal on üldiselt väga lihtne leida selliseid hotelli numbreid, mis koosnevadki mitmest toast ja seal on nagu suured voodid, et üks voodi võib sul olla 2 meetrit lai ja neid voodeid on mitu, et sinna saab nagu vabalt ka 6-liikmelise perekonna ühte hotelli, no mitte tuppa, aga ühte numbrisse siis ära mahutada mitmetoalisesse numbrisse. Ja eks neid puhkuse sihtkohtades neid korterhotelli või apartment hotelli variante on veel, et seal ongi mitu magamistuba, võib-olla elutuba ja siis saab nagu ka suurema perekonna kõik panna kokku. Aga jah, siis see connecting room'ide variant on, kui ei ole tingimata siis üks hotellituba nii suur, siis saab võtta 2 kõrvuti asetsevat tuba, mille vahel on siis uks ja siis uks tavaliselt, kui seal üksinda või 8 majutada, et siis ta on lukku keeratud, aga kui võtta mõlemad toad, et siis uks keeratakse lahti ja saab siis vabalt liikuda ühest toast teise. Aga siis ikkagi sa maksad nagu 2 toa eest. Aga connecting tubadega on ka vist see, et sa ette broneerida neid ju kindla peale ei saa, eks ju? Et seda on ikkagi nii, et sa võid küll märkustesse panna, aga et siis see sõltub hotellist. Kas ta see siis, on jah natukene komplitseeritud. Siin peab enne uurima, et on kindlasti olemas connecting tuba, mõnes süsteemis on juba niimoodi, et ta näitab ära connected room, et või siis jah, juba eelnevalt hotelliga ühendust võtta veel eraldi, et see kindlasti olemas on ja see on võimalik nagu, et need broneeringud nüüd on niimoodi jagatud sinna nendesse, just sellesse toatüüpi. Muidugi alati on ju majutuse puhul ka võimalik apartamentmajutus üldsegi võtta, et ei pea ju ka olema hotell. Jah, see on just puhkuse sihtkohtades. Et seal neid apartmente pakutakse ja see on päris hea variant. Küll aga siis peab arvestama, et seal sageli nagu mingeid sööke ei sisaldu, et sul võib küll olla oma kööginurkas, kus sa saad ise süüa teha, aga selle majutuse hinna sees siis ei pruugi olla isegi hommikusööki. Jah, et siis tuleb arvestada, et valida jälle selline asukoht võib olla, et kus sul on mugav nagu väljas söömas käia või siis tõesti mõni, ma ei tea, arvestad sellega, et teed siis ise seal kõik need söögid, et. Aga on sellised hotelle, ma olen nendest ka päris palju elanud, kus ongi jah, numbritoad, et sul on mitu erinevat tuba seal, isegi kööginurk, kuigi samas võib seal hotellis ka olla pakutud all-inclusive teenused kõik hinnas. Lastega on sul igasugused variandid, et kas sa lähed siis seal hotelli sööma või teed ise seal toas või korteris süüa, et need on tegelikult väga mugavad. Jah, ja siin võib-olla iga pere võib ka mõelda, et millised need tema reisiharjumused on, et kui on plaan nagu palju ringi sõita, et suht vähe seal majutuskohas olla, et siis võib-olla ei tasugi nagu rõhku panna nendele söökidele, mis seal majutuskohas pakutakse, et see natukene seab siis piirangud, et sa vaatad kogu aeg seda kella, et jõuaks ikka sinna sööma tagasi hotelli. Ka nendel apartmentil enamusel on ka mingi bassein, et kui need apartment hotellid nii-öelda on puhkuse sihtkohtades või siis on võimalik juba täitsa oma eraldi villa majutust vaadata, et seda me nüüd see suvi võtsime ka, 5 võtsime villa basseiniga, et sinna oli küll hommikul ujumine teha ja õhtul peale pikka päeva ja ise sööke siis jooksvalt vaatasime nii, kuidas me ringi liikusime ja natukene tegime ise ka. Ja kusjuures see villa majutus on tõesti selles mõttes nagu huvitav, et minu oma tuttavad paljud, kes pole proovinud villamajutust, millegipärast arvavad tihti, et see on midagi väga luksuslikku ja hirmus kallist, et meie kindlasti seda endal lubada ei saa. Aga tegelikult villasid on ju väga erinevat tüüpi. Et on ka väga normaalse hinnaga ja eriti kui sa lähed nagu mingi paari perega, siis võib leida väga normaalse hinnaga. Täitsa soovitan küsida ka pakkumist nagu villadele, kui on suurem seltskond ja siis on muidugi autorent vajalik, sest tavaliselt need villad on sellises kohas, kuhu nagu väga ühistranspordiga ligi ei pääse. Ja, et jah, siis tuleb arvestada, et ümberringi pole mitte midagi, võib-olla mingi kohalik küla kuskil lähedal, marketid jäävad kaugele, rannad jäävad kaugele ja
ja see liikumine on jah siis autoga. Noh, see sobib neile võib-olla, kes tahavadki autoga nagu seda sihtkohta avastada ja tahavadki võib-olla ka natukene omaette olla kuskil privaatselt, et on ju ka neid, kes lähevad lihtsalt päikest nautima ja puhkama, sest et seal villades võib-olla on juba sul seal bassein ja kõik mugavused. Just, et on vajagi läbi mõelda, kui tunned lapsele kõik, et ei ole vaja liutorusid ja suurt territooriumi ja miniklubisid, et piisab, kui on omal see väike bassein seal ja muu ringi liikumine saab päevaks ju minna nendesse erinevatesse parkidesse iga päev käia ja pakub ju lastele, ma arvan, tohutu elamuse. Just. Mina nüüd oma viimasel reisil puutusin veel kokku sellise asjaga, et me pidime minema koos oma naabritega ja kuidagi nende reisikaaslaste peas oli selline mõte, et ainuke viis nagu sihtkohta näha on osta siis reisikorraldajad, need ekskursioonid. Et mina jälle vastupidi mõtlesin, et issand, et kuidas ma nagu oma väikeste lastega, ma kuidagi ei kujutanud ette, et ma lähen nüüd sinna turismibussi ja teen hommikust õhtuni nagu kaasa selle kohustusliku programmi, et esiteks lastel võib hakata mägedes halb, mis meil näiteks juhtuski, et me võtsime rendiauto ja mul tüdrukul nagu hakkaski esimene päev nagu hommikul halb, aga siis oligi hea, et me saime nagu teha nagu neid peatusi täpselt nii omas tempos. Et siin ma ka julgustaks võib-olla inimesi ka rohkem nagu iseseisvalt sihtkohta avastada, et see autorent tegelikult ei ole alati nagu midagi hirmsat, et näiteks mina tulin Montenegrost on ju, väga kaasaegsed teed, väga normaalne liiklus, et pärast seda, kui ma oma naabritele selle mõtte välja käisin, siis nad hakkasid ka natukene teisiti mõtlema, et nende plaan oli ka siis loobuda ikkagi sellest reisibussis loksumisest. Kus veel lapsed ei saa keelest ka aru, sest et need ekskursioonid ei olnud eesti keeles, vaid vene keeles, nii et. Selle ekskursiooni koha pealt väga palju sõltub sellest giidist ja mida ta räägib ja mis keeles ta räägib. Aga üks väga soodne alternatiiv, mida mina olen vahel kasutanud, on see, et saab tõmmata endal nutiseadmesse mingisuguse äpi, mille siis ühendad auto selle helisüsteemiga. Ja see äpp teab, kus sa seal parasjagu mingisuguse tee peal sõidad ja siis ta räägib sulle nagu seda giidi juttu, et mida siis kuskil paremal või vasakul vaadata on ja mingit ajalugu asju sinna juurde. Ja ma olen seda näiteks Kanadas kasutanud, see äpp maksis võib-olla 3 eurot. Võt ma ei teadnudki, et siuke variant on ka olemas. Kasuta palju tahad ja on sul nagu selline personaalne giid olemas autos. Väga lahe mõte. Sellel ekskursioonil ei mõtlema, et ma väga vähe ostan jah, seal sihtkohas selle Novatursi vedesturi või reisikorraldaja käest ekskursioone. Aga kui me käisime Tuneesias, siis ma võtsin 2-päevase ekskursiooni ööbimisega Kõrbes ja võtsin, tol ajal oli siis 6-aastane, võtsin 1 vanema poisi, võtsin kaasa sinna. Võtsin proovime, katsetame väiksema, jätsin vanematega hotelli 2 päevaks, et ma ei võta 4-aastast kaasa. Ta väga edukal sai hakkama, et ärkamisega kell 3 öösel Kõrbes päikese tõusu vaadata, 2 päeva bussis ringi sõita, et terve buss tegi pärast aplausi talle reisi lõpuks, et pidas vastu. Ja oli muidugi truult kogu aeg hästi aktiivselt giidi kõrval, giid oli eestlane, et siis ta aitas giidi nii, kuidas oskas. Jah, kui on eestikeelne ekskursioon, siis on hoopis teine asi, et siis see laps ikkagi saab ka aru. Et meie puhul oli see, et see oleks ka olnud nagu võõrkeelne, et siis ma mõtlesin küll, et jääb ära. Ekskursioonidest veel rääkides, siis tegelikult meil Reisiproos on ju ka selliseid ekskursioonipartnereid, kelle kaudu osta veebist ekskursioone. Et ma ise ei ole veel proovinud, aga ma tean, et mul kolleegid on proovinud sealt Get Your Guide'ist näiteks bronnida ka koha peal. Et kui ongi nagu selline asi, et sa nagu ette kõik ei tea, mida sa koha peal plaanid teha, siis tegelikult on ka väga mugav näiteks Get Your Guide'ist 1 päev enne, vaatad seal netist välja, mis nad pakuvad ja siis liituda, eriti populaarne, ma saan aru, on see ju kuskil linnades. Et sa vaatadki, homme võiks minna mingile väiksele jõekruiisile või mõnda vaatamisväärsust vaatama, et sellised ekspromptotsused on ju ka täitsa võimalikud. Ma ise ei ole üldse proovinud nendest Viatorist või Get Your Guide'ist, nii et ma täitsa jään kogemuse rääkimisest praegu kõrvale. No ma tean, et meil mitmed kolleegid on proovinud ja väga hästi toimib, et kavatsen ise ka tulevikus proovida. Ütleks võib-olla veel siia kõrvale ühe idee, mida võib lastega reisides kaaluda ja mida ma olen ka ühe korra teinud, et see on kruiis. Kruiisilaeval koos lastega, et mõnel kruiisifirmal 3. ja 4. reisija kajutis, kes siis on tavaliselt lapsed,
et nad saavad väga odavalt selle kruiisi, et maksavad põhimõtteliselt ainult sadamatasud ja siis on seal neil eraldi narivoodi. See summa nagu inimese kohta ei tulegi väga kallis ja seal on siis lihtsalt võib-olla see laisa puhkuse variant, et sul on laeva peal kõik need söögikohad, igasugused aktiviteedid, lastele ka mingisugused, ma ei tea, arvutimängud või need mängukonsoolid ja siis igal päeval erinev sihtkoht, kus siis võib maa peal käia ja niisama ringi jalutada või mõne ekskursiooni võtta. Tavaliselt võib-olla kruiise rohkem seostatakse vanemate inimestega, aga see väga palju sõltub ka sellest kruiisifirmast, et sellised peresõbralikud kruiisid on täitsa olemas ja väärivad kaalumist. Jah, on ju lausa Disney nimeline kruiisifirma. Mina ka veel ei ole käinud oma lastega kruiisile, aga ma kindlasti plaanin minna, sest et ma näitasin oma lapsele ühte videot ühest kruiisilaevast ja no ta oli niimoodi, et me lähme kohe nagu, sest seal on nagu kõik võimalikud lõbustused sul olemas, et ongi teatrid, liutorud, kinod, no mida iganes tahad, et tundus igatahes väga fun. Jah, kinos saab isegi tasuta popcorni. Oho. Aitäh, Mauri, et sa selle välja tõid, et see on väga hea mõte. Oluline ongi mõelda, et kõigil nagu lõbus oleks, et igal vanusegrupil, et nii sellel kõige väiksemal kui kõige vanemale, et noh, mina ka näiteks lennukisse kas või minnes ma hästi hoolega mõtlesin nagu läbi, et mis sinna lennukisse siis kaasa võtta, et neil jumala eest seal igav ei hakkaks, et noh, mingid joonistamise asjad, no siis tegeluskaardid olid meil kaasas, et noh, muidugi kui ei ole neid isiklikke ekraane, siis aitab ka tihti peale tahvlist, et tõmmata nagu sinna paar multikat, mida nad siis saaksid vaadata, et on teil äkki veel nippe jagada, mida teie olete oma perega teinud? No praegune jah, nutiajastus, et viimane reis, kui ma ütlesin, et me nüüd lähme jälle lennukiga reisile, siis nad kontrollisid üle, et lennukis internet ei ole, jah, selge ei ole. Ja siis nad hakkasid kontrollima üle, mis mänge nad siis saavad mängida, mida nad ei saa ja tegid oma tahvlimajanduse kõik ise ära. Ja siis ma lihtsalt vaatasin, et neil oleks suuremad, mugavamad kõrvaklapid kaasas, kui nad tahavad seal heliga kuulata ja terve lennuk ei pea kuulama, mida nad seal mängivad. Ja siis on, mis ma alati vaatan, et on mingid näksid on väiksed, neil kummalgi on oma kotis nagu olemas, et mingid kommi või pähklit või midagi sellist ja joogi me võtame lennujaamast või lennukist juba ostame, et vahepeal mingid joonistamist ja arvutamist ja kas kooli asju midagi või et ei ole nagu puhtalt ekraani peal või on ikkagi neid tegevuskaarte, kaardimänge, mida on võimalik lennukis mängida, et hoolikalt on vaja läbi mõelda kogu see lennureis, mitu tundi see on. Ma käin läbi nii-öelda sellise musta stsenaariumi, ei taha, et kui tal on igav, kui seda ei viitsi, kui ta taha, siis mis suheldavad, mida rääkida, mis teha on maandumise ajal, õhkutõusu ajal. Nüüd nad on suured, nüüd ma ei pea enam lennukisse varuriided kaasa võtma, et muidu oli ka see, et varuriided ja kõik muu, et palju vaja läks. Jaa, et päris imikutega isegi vist mitu paari oleks soovitav võtta neid varuriided, sest sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda. Üks suuremaid väljakutse, kui me käisime, et väiksem oli 10-kuune ja suurem oli 3-aastaseks just saanud ja siis me võtsime vist igale päevale kummagile 2 või 3 bluusi ja mees lõpuks naeris, et ma pesime reisi lõpus uusi riideid juurde, sest need olid mustad kõik. No lennukist rääkides, et kui on pikem lend, et siis väga mõnus, kui see on öisel ajal, et lapsed magavad lennukid, et ise ka magad, kui vähegi õnnestub, et aga tänapäeval ikkagi paljud lennufirmad pakuvad lennukis ka internetti, isegi Euroopa lendudel raha eest ja seda saab mõnikord ka ette osta, kas siis Estraveli kaudu piletit ostes võib mõnikord selle internetipaketi endale ette osta, see on tavaliselt siis natuke soodsam, kui lennukis koha peal seda hakata maksma. Ja siin kohal ma võib-olla kõrvalpõikena ütleks, et mõni firma pakub ka teatud ajaks interneti tasuta, näiteks seesama Qatar Airways pakub 1 tund tasuta ja mul on näiteks teismeline poeg, kes teab arvutit palju paremini kui mina ja tema muidugi häkkis ära selle Qatar Airwaysi interneti, et meil oli kogu lennu ajal tasuta. Väga kaval. Et mida mina muidugi veel teen tihti peale, et lennuaeg kiiremini läheks ka lühikestel lendudel on see, et isegi kui toit ei sisaldu mul lennupileti hinnas, siis ma siiski ostan selle endale juurde. Sest et mulle tundub, et siis kuidagi see vahepealne tund aega, millal me sahmime nende söökidega, et siis see aeg läheb kiiremini. Jaa, tasub juurde osta, et see ette tellitud, ette ostetud söök on tavaliselt
esiteks palju maitsvam kui see, mida lennukis pakutakse. Ja teiseks lennukis ikkagi see valik on väga piiratud. Ja kui sa istud kuskil tagumistes ridades, siis selleks ajaks, kui see käru sinuni jõuab, võib sinu valik juba olla otsas. Et ei olegi nagu eriti enam midagi saada. Et see etteostmine, et siis sul tavaliselt tuuakse kõige alguses kohe see söök ja need söögid tõesti on maitsvad, et ma täitsa kiidan. Ja kuna meil ikkagi paljud kliendid kasutavad charterreise kuhugi sihtkohta jõudmiseks, siis näiteks SmartLinksil ka on see ettetellimine. Ma vaatasin, et minu lennul nüüd, kui ma Montenegrost tulin just paar nädalat tagasi, väga vähe oli tellitud need söök ette. Aga tõesti seal koha peal lennukis sa saad ainult mingeid kergemaid snäkke, et sa ei saa sükast korralikku toitu. Ja minu meelest ka väga maitsev toit oli. Et täiskasvanud said veel valida nagu sama hinna eest, kas võtad nagu veini või mahla nagu sinna juurde. Lastele veel seal olid mingid kõrrejoogid ja mingid kohukesed või kohupiimakreemid, et jäime väga rahule. Ma mõtlen, et reisikindlustust Mauri juba korra rääkis, aga minu meelest see on ka üks oluline teema, mida võib-olla põhjalikumalt käsitleda. Kui üldse nagu hakata planeerima reisi, siis tegelikult hästi oluline ju on osta kohe koos reisiga ka reisikindlustus. Jah, just siis reisitõrkekindlustus, et seal on nagu need erinevad komponendid, et 3 põhilist on siis meditsiiniabikindlustus, mis katab kulud, kui jäädakse haigeks reisi ajal. Siis on pagasikindlustus, mis siis katab kulusid, kui pagas saab kahjustatud, varastatakse ära ja hiljaks. Ja reisitõrkekindlustus, see on just siis eriti oluline, et see hüvitab selle ärajäänud reisiga siis, kui näiteks haiguse tõttu ei saa üldse reisile minna või toimub seal mingisugune erinevaid lennupileteid kombineerides mingi mahajäämine näiteks jätkulennust. Aga mis on need lastega reisides võib-olla hea teada selle reisikindlustuse puhul, siis lapsed on kõrgema riskiga grupp kindlasti kindlustusfirma jaoks ja see kajastub ka hindades. Et väike lapse kindlustus võib olla mitu korda kallim kui täiskasvanu oma. Sest tõenäosus, et tema näiteks enne lendu või enne reisi haigeks jääb, on ka kordades suurem kui see, et täiskasvanu enne reisi haigeks jääb. Ja siis kui tavaliselt laps haigeks jääb, siis ei saa pereliikmetest keegi minna, et siis makstakse kõigile see reisiraha tagasi. Jah, aga minu kogemus ütleb küll, et see tasub nagu igal juhul ära, et mul jällegi oli tutvusringkonnas nagu juhtum, kus üks pere ei teinud endale nagu lisaks kindlustust, sest et pere ise arvas, et nendel on nagu panga poolt kindlustus olemas. Et ma küll juhtisin nende tähelepanu, et ta kontrolliks neid katteid ja kas see ikka kõigile laieneb, et ta ütles, ja laieneb. Ja siis, kui tuli haigusjuhtum ennem reisi, siis selgus, et tegelikult need katted, mis tal seal pangas olid, et need olid terve pere peale kokku ja lõpuks neil oli 900 eurot puudu. Õnneks neil oli olemas nagu, neil oli ostetud Novatoursi pakettreis ja seal oli see COVID kaitse ehk, et kuna neil oli COVID juhtum, et siis nad said ikkagi Novatoursiga sellise diili, et nad saavad valida uue reisi nagu, et nad ei pidanud rahast vähemalt ilma jääma, et kindlustuste puhul tuleb hästi hoolega jälgida, et mida see katab, kui suured on sul need katted, et ikkagi see ostetud reis oleks sul kõik nagu kaetud. Jah, ma olen ainult nõus, et lastega reisides on see kindlustus ikka täiesti kohustuslik, et neid juhtumid, neid haigestumisi on ikka oma jagu, et mõni aasta tagasi, kui me pidime kõik mitme sõbra perega minema koos kõiki lastega reisile, no siis oligi sõpradel olid veel väiksemad lapsed kui meil ja jäid haigeks aga kindlustus oli olemas ja said kiirelt kõik asjad aetud ja läksime siis ilma nendeta reisile. Jah, sest isegi laps kukub näiteks ennast natukene lõhki ja sul on vaja, ma ei tea, mingi paar õmblust teha näiteks, siis osades sihtkohtades on selline arstiabi niivõrd kallis, kas või see meie populaarne Türgi on ju, et kus kõik eestlased käivad, et ka sealt võib tulla nagu väikeste asjade eest väga suured arved, nii et sellele tasuks ennem reisi mõelda. Meil siin enamus teemad on nüüd kaetud, et ma vaatan, et meil Facebookis tegelikult tegime üleskutse, et palusime inimestel ka meile küsimusi esitada. Üks küsimus veel võib-olla, mida me nii väga ei käsitlenud, ongi see, et mida siis lapsele käsipagasisse kaasa võtta.
sõltub lapse vanusest. jah, Et üks asi, mida võib mainida, et no, kui tänapäeval vedelike kaasavõtmine käsipagasis on üldiselt väga rangelt piiratud, siis ütleme sellisele imikule neid rinnapiima asendajat võib võtta ka üle selle 100 milliliitrise piirangu ja samuti neid püreesid siis koha peal söömiseks, et see on lubatud, küll võidakse siis turvakontrollis lasta neid täiskasvanul proovida, et siis tõestada, et tegemist ei ole mingi lõhkeainega näiteks. Ma veel tegin niimoodi, kui mul olid need nii-öelda sellised alla-aastased või väiksed lapsed, et ma panin lutipudelisse sinna selle juba piimasegu pulbri põhja ära ja lennukis siis palusin stjuardessile, pange siia nüüd kuum vesi peale ja siis ma lasin tal jahtuda mõnda aega, et ma saan lapsele nagu anda lõpuks selle sooja nagu joogi, et ta ei ole ära jahtunud juba, et see oli üks variant, aga ma tean, et lennujaamas jah, ei kontrollinud, kui mul olid ka lastele kõik need joogipudelid ja püreetopsid ja kõik oli arvestatud veel mitmeks tunniks, et ei teinud keegi mingit numbrit. Ja viimased kogemused isegi me oleme proovinud niimoodi, et me lähme lennujaama, et kellelgi on mingi suurem veepudel käes ja lennujaama töötab, teil on lapsed, minge läbi, ei ole probleemi. Et noh, see muidugi sellele vist lootmajad ei saa. Ei, lootmajad ei, see on nii suhteline, et kes lööb käega, kes lubab läbi ja kes mitte, et aga imikute või alla 2-aastaste puhul on alati erandid ja. Ja mina olen veel võtnud nagu õuna või banaani või midagi sihukest näksida, et mul mees arvas, et issand, et toiduga ei lubata ja ma ütlesin teid, et toiduga ikkagi lubatakse, et joogiga ei lubata, et aga alati on võimalik see, et lähed sealt turvakontrollist läbi ja siis seal lennujaamas on lubatud küll juba jooke osta ja ka lennukisse kaasa võtta. Alkoholi küll mitte, ma saan aru. Et vähemalt Smartlinksis öeldi kohe, et osta võida, sa ei või seda lennukist tarbida. Et karastusjooke võib enda omasid lennukis ka tarbida. Ja on ka see variant, et sa võtad tühja veepudel ja lennujaamades on ka sellised kohad, kus saab neid veepudeleid siis lihtsalt puhta veega täita. Et sa ei pea seda lennujaama üle hinnatud võib-olla pudeli vett tingimata ostma, mis võib-olla mõnikord maksab 3-4 eurot pooleliitrine pudel. Siin tuleb arvestada, et lapsele kindlasti terveks ajaks on olemas ikkagi juua või lennukis siis kogu võimalus nagu osta, et tal ei tekiks seda, et tahan juua või tahan süüa või läheb juba tuju nagu nigelaks ja virineks. Ja tegelikult üks hea nipp on ka see, et võtta mingeid, kui on vanemad lapsed, siis mingid lutsukomme või midagi, mida nad saavad nagu õhkutõusul ja maandumisel lutsutada, et need kõrvad vaata lähevad lukku, siis neid ka häirib. Et aga üks küsimus, mis siin veel on, et sagedasti ajab segadusse ära antava pagas ja käru temaatika. Et see on vist ka selline, mis sõltub lennukompaniist või? Üldiselt selline kokku volditav käru on nagu alati lubatud lapse kohta, ka siis, kui tegemist on täiesti pagasi vaba hinnaga, siis lapse kärule tehakse erand. Ja seal on ka variandid, et sa võid selle käru ära anda nagu pagasi või sa võid selle lapse käruga viia kuni lennukini ja siis vahetult siis enne pardale minekut annad sinna stjuardessi kätte ja siis saad sellega vahetult võib-olla peale lennuki maandumist kohe sealt samast lennuki juurest kätte. Ja Tallinna lennujaamas veel minu teada pakutakse neid kärusid koha peal kasutamiseks tasuta, et sa võid ka selle oma käru koos pagasiga ära anda ja siis lennujaama territooriumil võtad selle üldkasutatava käru ja sõidad sellega ringi. Et see on ka võib-olla asi, mida paljud ei tea, et sealt lennujaamas saab ka laenutada. Ja siis võib-olla veel ikkagi tuleks natuke suuremate laste juurde, et mis sa koha peal teha. Yeah. Et mina tahaks rääkida nendest igasugustest lõbustus- ja veeparkidest. See on nagu lastega reisides võib-olla laste silmade läbi selline tore asi, mida teha. Ja mina olen oma lastega käinud Disneylandis, Anaheimis, Disney Worldis, Floridas või ka Pariisi Disneylandis ja igasugustes muudes Euroopa parkides. Ja siinkohal võib-olla on siis hea teada, et neid suuri teemaparke külastades tasuks nagu väga valida seda aega, millal sa sinna lähed, et kuskil võib-olla koolivaheajal ja nädalavahetusel on metsikud rahvamassid, et seal võib-olla tuleb seista mitmeid tunde järjekorras populaarsemate atraktsioonide juures, et parem on võimalikult madal hooajal seal käia nädala sees, et siis pääseb väiksemate järjekordadega. Ja ütleme veel, et on võib-olla mitte nii populaarsed sihtkohad lastega reisimisel, kus need lõbustuspargid on
oluliselt vähem rahvastatud ja näiteks Abu Dhabi. Et Abu Dhabis on päris mitu suurt lõbustusparki. Seal on maailma suurim siselõbustuspark Ferrari World ja kohe Ferrari Worldi kõrval on Yas Water World, mis on siis nii veepark, kui seal on sellised tavalised atraktsioonid. Ja seal me näiteks käisime, tüdruk oli siis 6-aastane ja me käisime märtsikuus, mis on nende jaoks veel talv, sooja oli 26 kraadi, inimesi praktiliselt ei olnud, et me ühe Ameerika raudtee peal saime sõita 6 korda järjest, ei pidanud lihtsalt vahepeal maha tulema, sellepärast et inimesi ei tulnud lihtsalt peale. Ja veeatraktsioonidel pidi lausa ootama, et tuleks nagu inimesi juurde, et ühte seda mingit 5-kohalist parve siis täis panna näiteks. Sellised võib-olla vähem traditsioonilised sihtkohad on päris toredad. Näiteks Abu Dhabi ja Dubai vahel on ka Legoland, et kui Taanis Billundis olevat Legolandi paljud teavad, et siis see on minu teada avatud äkki ainult suvehooajal ja seal on ikkagi päris palju rahvast ja päris kallid hinnad. Aga see Araabia Ühendemiraatide Legoland on avatud aasta ringi. Ta on ilmselt odavam kui see Taani Legoland ja jällegi oluliselt vähem rahvast. Et selline põnev koht, kus käia ja sinna nagu kohale lendamine pikalt ette ostes talvisel ajal ei ole ka üldse kallis. Ja, et ma olen ka märganud seda, et Aasia pool näiteks, kus on ka need paljud teemapargid, et hinnad on soodsamad. Näiteks ükskord ma võrdlesin, kas äkki oli Universal Studio, et vaatasin, et Ameerikas neid hindu ja näiteks Singapuris, siis Singapuris oli märksa soodsam. Nii ongi jah. Kõik need veepargid ja asjad ka. Me oleme veeparkides käinud ka islamimaades. See on ka väga huvitav kogemus, et siis need kohalikud elanikud käivad seal veeatraktsioonidel sellistes umbes üleni kaetud olekus, jah, et meie oleme siis nagu sellised valged varesed seal oma ujumispükstega, aga kõigil on... Keegi viltu ei vaadanud. Jah, kõigil on ükskõik. Jaa, see on hea teada. Isegi väiksemate lastega juba kannatab ju osades lõbustusparkides käia, et paljudes kohtades on ju väikestele erinevad, eraldi atraktsioonid, kuhu nemad saavad, et Disneyland ja Legoland on kindlasti sellised, kuhu juba ka väikestega minna. Jah, seal tavaliselt on selle atraktsiooni juures selline pikkuse piirang, et ei ole vanuse piirang, aga sa pead olema näiteks 104 cm pikk või siis see laps peab olema, et siis võib selle asjaga sõita. Kui mingid sellised õudsemad Ameerika mäed, siis see piirang võib olla kas näiteks 140 cm, et sinna tõesti siis väikseid lapsi ei lubata. Aga on veel midagi, mis meelde tuleb? Üks väga lahe asi veel, kus lastega käia on näiteks safarid, et kus loomi näeb. Ma kujutan ette seda, ma ise ei ole teinud, et need Aafrika safarid võiks olla päris toredad, aga mina olen teinud Malaisias Borneo džunglis sellist paadiga retke koos lastega, kus näeb heal juhul muidugi, kui veab, meil vedas elevant, krokodille, erinevaid madusid, orangutanne, ninaahv, et see on nagu väga äge kogemus. Lastel jääb ka kauaks ajaks meelde. Aga lapsed olid kui vanad siis? 3 äkki oli. Ikka üsna pisikesed siis. Ja, aga elevant oli ikkagi nagu tore. Mulle meenub, et tegelikult safarid, väikest safarit saab teha ka Rootsis. Rootsis Kolmardeni loomaaias on ka täitsa võimalik, et kes oma autoga näiteks reisivad. Jah, mulle tuleb veel meelde, et Saksamaal on selline koht nagu Serengeti park. Ka samamoodi, et oma autoga sõidad sealt loomade vahelt läbi ja seal nagu suhteliselt vabalt need loomad ringi liiguvad. Isegi kaelkirjak paneb sul näiteks pea auto aknast sisse ja on ka variant, et ahve vaadata, et tavaliselt sa vaatad ahve nagu teiselt pool puuri, aga seal sa lähed ise ahvi puuri ja siis ahvid tulevad sinu juurde. Kas see ohtlik ei ole või? Ei ole, me Tenerifel käisime selles Monkey pargis, kus nad sõitsid siis ise neid ahve, et said ostsid oma toidukarbi sinna kohe kassast ja siis nad käisid ringi ja sõitsid neid ahvikesi ja lastele pakkus küll väga palju seda elevust. Et täiskasvanud inimene oskab vist rohkem nagu karta ja mõelda, mida ta ahv teha võib ja kuhu hüpata või mis, aga ei lapsele lähme veel. Et tegelikult neid vahvad kohti on jah nagu üle maailma, et kes kaugele ei taha lennata, siis küll leiab lähemalt ka. Kindlasti julgustan inimesi, et ärge kartke lastega reisida. Et igale perele tegelikult leiab ju sobiva varianti, et iga pere ongi unikaalne. Iga reisiga tuleb kogemust ja julgust juurde. Jaa,
kindlasti. Mina ka siin Mauri kõrval pean veel kõvasti julgust koguma, ma vaatan, et ma ei ole oma lastega veel kuskil Borneos käinud. Et aga nii tore on alati kuulata Mauri muljeid, sest et see sisendab ka mulle julgust, et kõik on võimalik nagu ka väikeste lastega, et selle ma tegin ise läbi, et paljudes, ütleme, et kui ma lugesin näiteks mingit teatud sihtkohtade kohta, olen lugenud eelnevalt, et ei ole nagu väga nagu laste sihtkoht, siis ma nagu julgustaks seda ka, et tegelikult see sõltub ju ise ikkagi sinust endast nagu, mis sa ise seal kohas nagu plaanid teha. Ja minu meelest ühegi sihtkoha kohta ei saa öelda, et ära sinna nüüd lastega mine. Et minu meelest igal pool on kuskil annab niimoodi nagu teha, et lastel oleks ka huvitav. Ja, et seda jah, ei ole niimoodi, et nüüd on teatud riigid on ainult sellised lapsesõbralikud, et pered või ainult nagu 2-3 kohta võivad minna, et ikka igale poole. Ja. Et siin küll meie käest ka küsiti Facebookis, et kas me oskame soovitada nagu selliseid sihtkohti, kus oleks rohkem nagu lastega, ütleme neid peretubasid rohkem ja parem võimalus nagu suurtel peredel, et sa Kristina oskad midagi välja tuua soovituseks? No, nagu ma enne ütlesin, tegelikult on igale poole nagu võimalik leida peretubasid ja neid laste teemaparke ja ringi käimisi looduse ja seda, mis pakub lastele rõõmu ja mis jääb meelde ja seda, et ta päeva nagu jaksab kaasa teha, on, ma arvan, igal pool ümber maailma. Aga tuleb siis jah mõelda, et kas soovitakse minna otse ja kas on vaja, et kas ta on hotell või mida ta nagu pakub oma territooriumi poole pealt ja toidlustuse poole pealt ja et enda jaoks on tegelikult vaja valmis mõelda, mida nagu reisilt oodata ja siis see juba kitsendabki tegelikult valikuid. Ja alati on minu meelest hea nõu küsida reisikonsultandilt, sest et reisikonsultantidel on ikka suur kogemus ja nad kindlasti oskavad nagu aidata valida nagu õige sihtkoha, õiged lennud vastavalt täpselt konkreetse pere vajadustele. Tegevuse ja kliima osas, et võib-olla tooks 2 kohta välja, et üks on siis Florida osarik Ameerikas, aga praeguste valuutakursside ja hindade juures on päris kallis, et teine märksa võib-olla taskukohasem ja lähem variant on Araabia Ühendemiraadid. Aga aitäh nende soovituste eest. Mulle tundub, et see lastega reisimine on tegelikult niisugune nii vahva teema, et sellest võiks veel tükk aega rääkida ja juttu jätkuks kauemaks, aga tõmbaks seekord otsad kokku. Aitäh Mauri ja aitäh Kristina, et te minuga siin liitusite ja jälgige meid ikka Facebookis, Instagramis ja Estravel kodulehel, et kohtumiseni juba uutes saadetes. Reisilainele Estraveliga.